Tervist, kallis YouTube'i külaline ja sina, kes sa väga pikalt siin juba oled olnud, suured tänud, et sa püsid siin kanalil ja sa oled tellinud kanalit ja teie ka, kallid klubi liikmed, suured tänud teile. Täna on meil külas Kätlin. Tere, Kätlin. Tere, Merike! Ja teate, nüüd on selline taas samasugune lugu nagu praktiliselt kõikide külalistega, et me lobisesime natuke Kätliniga siin. Ütleme, ma tunnen teda võib-olla 5 minutit rohkem kui teie. Nii et me saame nüüd kõik koos Kätliniga tuttavaks. Ma tean, et ta tegeleb väga huvitavate asjadega, sellepärast et Kätlin sind soovitas mul sinu üks tuttav. Ma ei mäletagi, mis ta nimi oli. Ellen. Ja aitäh Ja. sulle. Vot niimoodi tulevadki siis mulle podcast'i külalised, et kuulake teie ka, et kellel on selliseid vahvaid tuttavaid, kes tegelevad mingite asjadega, mida ma veel ei tea praegu, millega Kätlin tegeleb, nii et me saame teada. Ja, aga vaatame siis ja Kätlini edukuse kood algatuseks ütlen kohe ära ja kusjuures Kätlin ei olnud kursis üldse numeroloogiaga, nii et ongi vahva, aga teie, kes te olete, siis te ju teate, et edukuse kood näitab meie tugevusi ja nõrkusi. Ja ta kood on siis 44875. Aga Kätlin, kallis naine, tere tulemast minu kanalile siia numbrite keel ja palun räägi meile, millega sa tegeled ja kuidas sa jõudsid sinna, kus sa nüüd siis oled ja sa võid midagi ka rääkida sellest, et mis on sind nagu viinud sinna või mingid tead sellised nagu üldist, et inimesed saaksid aru, et mina ka aru saaksin. Sest eelkõige on see kanal selline numeroloogiline ja vaimne, et me oleme siin kõik üksteise jaoks. Ja aitäh kõigepealt mind kutsumast. Ja no kuidas alguse saab, on ikkagi üldiselt tüüpiline kolinal kuhugi ämbrisse kukkumine. Mhm. Nii nagu meil, nii nagu meil Tuttav. kõigil. Just. Vabandust. Ja 2012 oli siis see minu sinna ämbrisse kolinal kukkumine. Ma elasin Hiinas laste ja abikaasaga tol ajal ja siis tuli lahutus ja ma võtsin oma 2 last ja tulin Eesti tagasi. Ja siis oli see, et kuidas ma siis nüüd hakkama saan, et 1 ja 4-aastasega. Ohoh. Ja kuna ma olin lapsehoolduspuhkuses, siis oli ka finantsiliselt ääretult keeruline, et noh, et mis seal variandid on siis ellu jääda ja läbi rabeleda sellest või siis kukkuda kolinal kokku, kuhu sa kukud väikeste lastega. Ja ma olin tegelikult enne seda juba käinud mõnedel rännakutel, teinud ma olin tulevikku teinud tegelikult rännakut, sest mul olid tol ajal surmahirmud. Ja siis ma olin teinud tuleviku rännakuid ja ma olin käinud juba laagris. Ma olin paar aastakest ennem juba endaga veits tegelenud ka enne seda. Aga siis tuli hästi teadlik otsus, et okei, nüüd enam vanaviisi ei saa ja hakkasin endaga tegelema, et hästi palju raamatuid, seminare, teraapiaid iseendale ja ühel hetkel ma tegin ka konstellatsioone endale päris mitu aastat ja siis ma ütleme lühidalt kokku, et ma jõudsin ühe inimese juurde. Tähendab, enne seda oli veel see, et see, kelle juures ma käisin ka konstellatsioonis ja erinevad inimesed hakkasid mulle andma nagu signaali, et sinus on rohkemat. Et noh, et midagi nagu on, et sa näed ja tajud või kuidagi. Ja kui ma läksin ühe inimese juurde tegelikult füüsiliste valudega üldse, siis ta ütles, et kuule, et kas sa tead, et terve tuba läks valgeks, kui sa tulid siis. Ja ta öelnud midagi kohe seda. Ta ütles, et terve tuba läks valgeks. Noh, ja mina siis tol ajal, noh, mis valgus, mis jutt see selline on, eks ole. Ja siis ta ütles mulle väga konkreetselt, et sa hakkad tegema midagi sellist, mida keegi Eestis veel ei tee. Ma ütlesin, et kes mind siis õpetab? Ta ütles, sul ei olegi õpetajat. Ma ütlesin, väga tore lugu küll. Nüüd läks lihtsaks, on ju, nüüd läks väga lihtsaks. Just, et kui õpetajaid ka ei ole. Ja siis ma ütlesin, et noh, et mille sarnane see siis üldse on. Ja ma olin ennem teinud läbi Kristiina Raie. Ma ei tea, kas sa tead Kristiina Raiet? No, super. Ma olin teinud läbi Kristiina Raie 9-kuulise selle meistriklassi, selle kursuse. Ja kui ma küsisin, et noh,
kelle sarnane vähemalt või noh, nagu stiililt, mis ma teen. Ta ütles nagu, et Kristiina Raie, aga veel suuremalt. Ma ütlesin, see ei ole võimalik või noh, sest Kristiina Raie juba tollal rääkis niisugust juttu, mis mõtlesin, et see on ikka täielik kosmos, jaa, et ma ei saan saanud aru üldse, täiesti. et ma ei saanud nagu sellel kursusel ka alati kõigest aru kohe, et ma pidin nagu juurde vaatama. Ja siis oli niimoodi, et ma võtsin tegelikult kätte ja läksin siis ühe inimese juurde, kes mul tegelikult neid konstellatsioone tegi. Ja ma ütlesin, et okei, et kui mul on anded, siis mul on vaja teada saada, mis need on. Ja me tegime sellise, noh, kuidas ma ütlen siis, ühe rännaku. Nii. No teatavate abivahenditega siis. No ma ei tea, kas ma ütlen või. See on täitsa vaba valik, selles suhtes, et siin räägi ainult seda, mida sa tunned, et sa tahad rääkida. Ühesõnaga, teatavad siis abivahendid, et minna sellesse staadiumisse, kus ma siis, noh, et seda maist piiri ei ole ees segamiseks, ütleme siis niimoodi. Ja terve öö ma ikka siis trippasin. Ja see oli ränk. Ma läksin ikka väga kindla taotlusega, mitte lihtsalt nii, et teeme fun'i või midagi sellist. Ei. Ma läksin kindlalt, et kui mul on anded, mis need on ja et kuidas need siis peaks avalduma või mis nendega siis on üldse. Ja see oli nagu hästi ränk selline alistumine, et ma pidin ikka kehaliselt ja okei. Ma seletan praegu selle reaktsiooni ära, et kui energiad on hästi tugevad, mingi valideering tuleb, siis mu keha reageerib nii siis vokaalselt kui füüsiliselt. Seda siis ei pea tähele panema, lihtsalt see on mu reaktsioon, mis tuleb automaatselt. Täiesti arusaadav, jah. Ja ühesõnaga selle hästi kõva alistumine kogu sellele protsessile, et keha ikka väga pikalt ei lasknud. No see oli ränk läbiminemine. Ja kuni lõpuks tuli see, et jah, et on anded mul tegelikult, et mul oli ikka lapsepõlves. Huvitav oli see, et ma ei mäletanud oma lapsepõlve. Ja siis ma sain nagu aru, miks ma ei mäleta oma lapsepõlve. Sest et siis ma nägin, et kuidas tegelikult ma hingedega kogu aeg rääkisin ja mängisin nii-öelda, noh, oma õdede-vendadega, keda, noh, ütleme aborditud tol ajal tehti nagu palju. Ja no kas palju, aga ühesõnaga oli sellist momenti. Ja siis tuli see, et okei, et mul on kanaldamine, et tuleb info ja et käed. See oli see info, mis ma siis sain sellest õhtust. Ja kui see hommik oli saabunud, siis mul ikka see info jooksis veel ja ma arvasin, et ma olen võib-olla mingi mõju all, et ma nagu kõigile kanaldasin seal nagu infot. Ja siis ma sain aru, et okei, et see ei olegi mingi aine mõju all, vaid et see jäigi lahti. Ja et sellest õhtust jäi kanaldamine lahti ja käed lihtsalt teadsin, et energeetilised ja hästi palju seda surinat tundsin lihtsalt kätes. Ja käed siis nagu pauguga avaldusid ühes, kus ma käisin konstellatsioonil. Ma käisin päris tihti teistele neid rolle mängimas seal. Ja siis ma olin ise seal asendajana ja siis mul need käed avaldusid seal konstellatsiooni välja peal, need läksid täiesti tagurpidi. Ma tegelikult see oli, ma ei handlinud ennast ära, siis ma sain aru, miks see seal pidi, sest et siis ma sain nii-öelda abi ja juhendamist ja siis seal turgud, ühesõnaga mingi poole tunniga ma tulin sellest välja, et ennast ära hallata, sest kogu aeg kuidagi seal olin korranud, et ma olen liiga suur, mind on liiga palju ja ma ei tulnud sellega toime alguses. Ja siis jäid need 2 lahti ja nüüdseks on siis järjest juurde tulnud. Et ongi siis selgelt nägemine, kuulmine, tajumine, tunnetamine, mingites momentides haistmine. Et põhimõtteliselt see spektrum on nagu kõik järjest tulnud ja pidanud siis, kas pidanud, aga kui ma tahtsin neid vastu võtta või olla see, kes ma olen, siis ma pidin ära õppima, kuidas neid hallata. Mul ongi siin selline küsimus, et see hakkas siis kõik siis, kui sa tulid nagu lastega Eesti, eks ju, sa hakkasid otsima nagu seda oma kohta, kes sa oled.
see oli 12, see otse 2012. ma praegu mõtlen vanuse poolest, kui me just enne eetriväliselt rääkisime, et me oleme peaaegu sama aja lapsed, eks ju, siis mis asi see on nüüd matemaatikat kasutades, 2026 miinus see, mis see on siis 14 aastat tagasi umbes või? jah, 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 võtame nüüd sinu 13, sellest maha, siis see oli mingi 35-aastaselt umbes. jah, jah, vaata, kui huvitav, miks ma praegu nagu, ma kogu aeg kuulan sind ja mõtlen ka numeroloogilist tausta üleüldse, et ma olen rääkinud ka siin kanali peale, et 35 on see murdehetk, kus kohas kohtub nagu vaimsuse energia ja siis ka ametite energia, siis ütleme, kui ma vaatan inimese seda sünnikaarti, seda pentagrammi ja siis ma ütlen, et siis hakkab midagi toimuma ja sina oled totaalne selline hea näide nüüd selle peale, kus kohas nagu see vaimsus on juba aktiivne, aga sa ei oska seda kasutada ja tuleb see ametite energia, täitsa lõpp, mul hakkas juukarv praegu püsti. ja saad aru, ja siis, aga see ei käi ju niimoodi, et no nii, nüüd hakkame seda tegema, vaata, seepärast, et see on nagu otsimise protsess. et keskea kriisiks nimetatakse ka seda, aga sinul oli veel seal lisaks see riikide vahetamine ja muud asjad. ja üks asi veel, mis ma tahan siia ütelda, ma lihtsalt tead, ahmin õhku ja mõtlen, kuidas see nii hästi läheb numeroloogiliselt kokku, sa oled veel sündinud 22 päev. ma tahan jah, seda siia ilma kokkuleppeta, ma nüüd kasutan seepärast, et kui palju on meil inimesi, kes on sündinud 22 ja neil on neid tundeid, ma tean siin oma klientide näol ka, kes õpivad midagi just nii, nagu sa ütlesid, seda raiet, eks ju. ja näiteks meil on Maila selgeltnägija, kes Mailat täiega fännan ja meie kanali vaatajad ka fännavad. eks täiesti, te olete maagilised inimesed, et tere tulemast inimeste maailma ja inimesi aitama, et ma isegi ei tea, miks ma tahtsin ütelda, aga mul on nii siiras hea meel, et sa selle protsessi iseenda nagu märkamise suhtes oled läbi teinud. ja samas ka see, et nagu sa ütlesid ka väga kihvtilt, mul on lihtsalt nii hea meel su üle, päriselt. aitäh, aitäh, see on nagu, saad aru, tõsiselt hea meel, et need asjad ka, sa ütlesidki, et sa nagu lapsepõlves juba tegelikult oled ju rääkinud, aga väga palju ongi, vaata meil lapsepõlves ka asju, et mida me nagu suleme, me unustame, me ei tahagi mäletada, on ju. ja siis, kui see võimalus on, et see hakkab nagu meenuma, siis hakkab ju nii palju asju tulema juurde, et vot see näiteks, mis mind huvitab nüüd, sa ütlesid, sa kanaldad arvatavasti, sa tajud, sa näed ja see, mis meil enne siin, enne kui me panime startima selle asja, siis meil oli juba see jah, et te teaksite, mis meil siin toimus, me olime hullumas kahekesi Kätliniga. ilma, et me üldse oleksime asjadest rääkinud, meil see oli totaalne energiate vahetus toimus siin. et ja siis samamoodi, et kuidas see asi sinu sees käib, et kas sul näiteks, kui sa saad inimesega kokku füüsiliselt, kas sul nagu kõik need kanalid lähevad lahti või sa saad nüüd valida nagu just niinimetatud nagu oma riiulilt. nüüd kasutan haistmist, nüüd kasutan kanaldamist või sa hakkad lihtsalt nagu oled usalduses ja sa tunnetad, mis asi nüüd nagu toimima hakkab. vot nüüd hästi palju sellist juttu, aga võib-olla sa said aru pointist. ja tegelikult on niimoodi, et ma ei ole ma ei ole nagu enam selles kohas, kus ma pean minema kanaldama, vaid see on olek. et alguses oli see, et ma nagu läksin, küsin küsimust ja kanalduses on osadel inimestel tuleb häälega, osadel tulebki võib-olla kuidagi pildina, et minul tuleb häälena, ma nagu räägiksin kellegiga konstantselt. et ja kui ma inimesega kohtun, ma ei lähe kunagi kanaldama või ma ei tee mitte midagi, ma lihtsalt olen. et see on minu olek ja mul automaatselt see info on minu väljas, nii et ma pidin õppima seda pigem nagu niimoodi panema, et ta ei väsitaks mind. et ütleme, kui ma inimesega rääkisin, siis kui ta midagi räägib, ma tajun kohe ära, kas see on tõsi või mitte. Nagu kohe. Ja mul vanasti niimoodi, mul kohe tulid ka lahendused ja ma tohutult tahtsin kohe öelda, aga ma ei saa öelda, sest et ma ei saa ette öelda, kui klient on juba tulnud kliendiks, võtnud teenuse, no siis ma saan palju rohkem, aga ka siis alati ei saa kõike ette öelda, sest me ei saa võtta ära kogemust, mis on, peab tulema, eks ole. ja, aga et kui ma räägin, siis ma nüüd neid vastuseid nagu vaigistan. et ma nagu ei taha enam neid vastuseid nagu kuulata, aga see, et kus ta energeetiliselt on, see, kas ta räägib tõtt, keegi ütleb, et oi, et ta on et väga enesekindel ja kui ta tegelikult ei ole, siis on see kohe, energiaid ei peta, seda ei ole võimalik
petta ega peita, et noh, näide, et koolis ma lõpetasin ka 4 aastat, õppisin siis transpersonaalne psühholoogia hüpnoteraapia, et 4 aastat õppisin veel seda juurde, et mul on siis see terapeudi paber, et noh, et mul oleks ka psühholoogiliselt nagu süvaõppimine olnud, noh, ma võtsin selle juurde, et lisaks annetele ja näide oli ka, et koolis meil tuli välislektor, kes noh, rääkis, et kuidas ei tohi olla üle klientidest. Noh, ja ma nii tajun, et see ei ole tõsi tegelikult, et noh, et sa ei peida energiaid, et see, kas see on tõsi või ei ole, see tuleb automaatselt. Ma ei lähe nuhkima mitte midagi ja ma ei tohigi minna nuhkima, et palju ta raha saab. Noh, see ei käi nii. Aga kui keegi midagi räägib, siis see, kas see on tõsi või mitte või kus ta energeetiliselt on, see on kõik nähtav. Energiavärvid, see kõik on näha kohe. Ja see ei ole enam täpselt see, nagu ma ütlesin, et see ei ole see, et ma lähen kuhugi, vaid see on automaatne olek. See on nagu meie siin räägime, lihtsalt me räägime sõnadega verbaalselt, aga mul siis tulevad ja mul tulevad, ma ei vali ise. Mul võivad mitu ka, et ma tajun mingeid vastuseid, siis mul tulevad pildid, siis võib ka olla mingisugune haistmine, et noh, näiteks ka ühe kliendi puhul oli alkoholismiga töö, siis ma tundsin alkoholi maitset suus lisaks. Et noh, need erinevaid asju võib tulla korraga ka. Täiesti selline eksprompt küsimus, kui sa oled bussis kuskil või ühistranspordis, kas sa tunned paljude inimeste energiat samal ajal? Tead, ega ma ei sõida ühistranspordis. No arvata võib. Tegelikult oli see, et ma ikkagi olin paar aastat tugevas kookonis, nii-öelda ma tõmbasin ennast kookonis, et sellega toime tulla, see õppimise periood. Noh, leebelt öeldes oli väljakutsete rohke. Ja ma ikkagi eemaldasin ennast ikka täiesti, et ise terveks jääda ja saada aru, et ma ikkagi olen vaimselt terve ja ei lähe hulluks ja kõik need asjad, sest seda oligi palju. Nüüd ma võin, kusjuures huvitav on see, et ma novembris otsustasin, et ma olen valmis välja tulema. Sa vist ütlesid mulle ka kuidagi seda, ma arvan, et sa vist ütlesid mulle ka kuidagi, et sa oled kuidagi olnud nagu niimoodi vaikselt, aga sa oled kuidagi valmis ja nüüd mina tulin täiesti kogemata, eks kogemata asju ei ole. Lihtsalt universum kõik sätib, kui me oleme valmis, anname nagu loa, siis hakkab tulema midagi. Ja täiesti hämmastav, et ma novembris ütlesin, issand, et tegelikult on mul nüüd igav hakanud kodus, sest ma teen ju kodus kõike tööd, eks ole. Ja tähendab, ma ei võta inimesi füüsiliselt vastu, ma teen kõike hingetasandilt energeetiliselt. Mul võib ka teises riigis on mul kliendid, et mul ei pea olema üldse minu ees see klient. Mul on ainult täisnime vaja ja ma lähen hingetasandilt üldse seda kõike tegema. Ja sellepärast ma nii-öelda siis ju töötan kodust. Ja siis novembris mõtlesin, et nüüd ma olen valmis. Mul ei ole vahet nagu üldse heas mõttes. Kes mida arvab, kuidas arvab, ma ise oskan ära vaigistada seda kõrvalist müra ja et ma olen valmis välja tulema. Ja nüüd huvitav ongi see, et mul just paar nädal tagasi mul tuli Buduaaris üks tekst minu kohta ja siis nüüd sel päeval võtsid ühendust, kui mul Buduaari tekst välja tuli kusjuures. Nii arvad. Nüüd ma olen siin ja näed, noh, täpselt, ega universum kuuleb, mida me ütleme. Nii et nüüd ma võin rahva seas olla, ja. Aga oli väga keeruline. Kusjuures ma praegu tõmban natuke paralleele sellele, et kui osad inimesed, muidugi mina kaasa arvatud, et kui ma enne pole nii suure laia auditooriumi ees olnud ja rääkinud oma asjadest, siis teatud hetkedel mul on tunne, et ma tahan täiesti nagu vait olla, täiesti üksinda ja nüüd elu viib ise sinna, et nüüd tulevad kardinaalsed muutused, kus ma saangi seda natuke vaikust iseendaga koos olemist nagu rohkem. Ja teatud inimesed, lihtsalt need, kellel juba hakkab see restartimas, tema õige teekond, tema see nagu hinge missioon, kuhu tegelikult nagu ja universum meid on nagu mõelnud. Enne me peame jubedalt ju tegema katseid ja kukkuma põlvili ja siin, ma ei tea, mida iganes, nii nagu sa ütlesidki, et ikkagi nagu läbi igasuguste katsumuste. Siis hakkab see, et sa nagu hakkad aru saama, alguses on see võib-olla hirmutav ja nii edasi, nii kaua kui sa lihtsalt rahuned maha, ütled, et noh, siis on nii. Nüüd ma olen selline, et vahet ei ole, kes must nagu midagi arvab. Aga lähme sinna juurde, ma tahaks rohkem nüüd teada. Sa ütlesid nii huvitavalt, et sa tegelesid ühe kliendi murega, kellel oli alkoholiprobleemid ja ütlesid, et sul tuli nagu suhu ka alkoholi maitse. Äkki nüüd räägiks niimoodi, et
siis mis asi see on, millega sa tegeled ja kuidas sa seda nagu teed. Ja sa ütlesid, et sul praktiliselt füüsilised kliendid ei käigi, mis on tegelikult minu kanali jaoks numbrite keelele nagu eriti võluv, sellepärast et kui ma vaatan seal stuudio poole peal, mis on Youtube'is, siis väga paljud eesti keelt kõnelevad inimesed, isegi noh, Youtube ju tegelikult tõlgib neid videoid, eks ju, siis meie vaatajaskond tuleb väga kaugelt, ehk siis sealt Wow. Austraaliast ja Antarktikast ma pole vaadanud, Youtube pole öelnud, kas sealt ka keegi on, aga aitäh, et teid on nii palju. Palun siis räägi seda, jah, et kuidas see toimub, kuidas inimene või millega inimene saab su poole üldse tulla. No näiteks üks Mhm. oligi, et inimene pöördub, et tal on alkoholiprobleem, ta ei saa nagu kuidagi sellest lahti, onju. Et on see, kuidas see protsess käib, kas on ühekordne, on see 20-kordne või mida inimene ise peab veel kodus tegema, et kas piisab sellest, et sina lähed läbi tema eesnime lihtsalt sinna energiasse? No nüüd tuli miljon küsimust. Aitäh. ma järjest lähen. Teemad põhimõtteliselt on seinast seina, siin ei ole väga palju piiranguid. Võib-olla ma toon kohe ära näiteks autoimmuunhaigused, vähk, siis nendesse ma ei ole sekkunud, diabeediga ma olen tegelenud ja kilpnäärme ületalitlusega olen. aga vähiga on see lugu, et noh, kõik haigused on inimeste enda poolt tegelikult tekitatud ja kutsutud, paraku nii see on. Ja kui seal on ikkagi õppetund õppimata, siis ei tohi segama minna. Aga põhimõtteliselt ma loetlen mingid näited, et oleks aru saama, et ongi olnud alkoholismi, siis kilpnäärme ületalitlust, on ka alatalitlus olemas, aga huvitav näide on see, et ületalitlusega on just nagu sümptomid ühtemoodi alatalitlusega, teistmoodi, ühtepidi ollakse alla surutud, teistpidi ollakse natuke üleolev. See tausta inimese hoiak nagu selline. All right. Ja suhteliselt sarnased on tavaliselt põhjused all. Loomulikult on seal enesehinnangut, eneseväärtustamist, enesearmastust, armastust, need on erinevad asjad täiesti. Siis on ülesöömist ja söömises on ka palju, kas ülesöömine, emotsionaalne söömine, on konkreetselt magusa ülesöömine, seal on ka erinevad nagu lähevad. Raha kindlasti. Rahas on niimoodi, et kas raha ei tule sisse, kas raha tuleb, aga ei jää püsima näiteks. Ühel ettevõttel oli see, et oli väga kehv sisekliima ja just tähendab, see inimene ütleski mulle, et neil on kehv sisekliima ja ma nägin kohe, et just naised ei saa läbi. Mehed said väga hästi läbi, ta kinnitas, et ja nii on. Ja siis tegelikult oligi seal üks selles hoones, ma nägin, elas üks naisterahva hing, kes siis tegelikult seal toimetas ja see oli nagu tema kodu ja naised, noh, ta ajas seal kõik ära, mehed võisid olla nii-öelda. Vahi kaval pead, ja kusjuures mina ise sel ajal mingi puhastusega ei tegelenud veel siis ja ma soovitasin kedagi võtta ja pärast kardinaalselt suhted firmas muutsid, kui see puhastus sai tehtud. Ja sellel endal naisterahval veel, tal oli niimoodi, et raha tuli sisse, aga ei püsinud. Kas läks, ma ei tea, pesumasin või auto või korteris midagi ja siis ma talle tegin ka neid tervendusi, häälestusi ja ta ütles, et ta lõi pärast aasta nagu aruande või selle kokku raamatu, et see oli ta kõige edukam aasta üldse nagu. Issand, nii põnev, oota, nüüd on juba veel, enne kui sa veel jätkad, see on nagu uskumatu nimekiri juba, mida sa siiamaani nagu rääkisid, selles suhtes, et kas sa suudaksid näiteks tuua ühe näite, kuidas klient siis sinu poole pöördub, ta kirjutab sulle arvatavasti, saab kontakti sinu selle kodulehekülje kaudu, on ju? kuidas see protsess käib, et näiteks kui minul on, tead, kui sa loetasid need nimekirjad, mul on sealt vähemalt 15 võtta kohe, et oota, ma olen Essa, kes sulle kirjutab. Sa oled teretulnud. Ma olen Essa, ärge teie praegu kirjutage, ma kirjutan enne. Ma toon veel ühe olulise teema veel, on frigiidsus. Mul üks naisterahvas tuli frigiidsusega kusjuures. Okei. Ja mis ma tahan öelda, väga paljud inimesed ise ei oskagi tuua sümptomit, vaid nad ütlevad, et midagi on. Mul on olnud väga tugevat aastaid olnud sügavas depressioonis inimest näiteks. Ta lihtsalt tuligi depressiooniga. Noh, ta ei käinud, oli teismeline tegelikult, ta ema tuli, et ta ei käinud koolis, ta ei suutnud välja tulla, ta ei olnud inimestega kohtuda, kõik sellised asjad. Et seal on kaks varianti. Kas inimene tuleb konkreetselt ise sümptomiga
noh, ongi, ütleb oma sümptomi või ta tuleb, et midagi on, aga ei tea. Minu jaoks ei ole vahet, kas inimene tuleb sümptomiga või ta tuleb lihtsalt kirjeldusega. Ma alati 1,000,000%. Kõigepealt esiteks ma üldse vaatan, kas klient on vastuvõtmises. Kas ma saan üldse klienti aidata või ei saa. Kui klient vastuvõtmises ei ole, ma vastu ei võta. Et nii lihtne see ongi. Vastuvõtmine tähendab seda, et kas ta on vastuvõtmises, et kas ta on valmis seda tööd ära tegema, sa ennem küsisid, mis ta peab tegema. Tal on ka oma kodus sisemine töö, ma räägin sellest. Ja kas ta üldse usub seda? Ja, täpselt. Ja kui ta ei usu ja ta mõtleb, et mina teen ta ees kõik ära, siis see asi nii ei käi. Siis ma lihtsalt vastu ei võta. Kui inimene on valmis, ma näen, ta tahab, ta usub seda, isegi kui ta ei tea täpselt, mis see on, aga ta on valmis seda uskuma nii-öelda ja hingetasandil ma näen, et see valmisolek on olemas, siis ma võtan kliendi vastu. Ja siis pärast seda, kui on mul öeldud sümptom või on öeldud see kirjeldus, ma igal juhul alustan kanaldusega. Ehk ma kõigepealt selgitan välja hingetasandilt, mis on põhjused, kas sellele seisundile või sellele sümptomile. Mitte kunagi ei saa olla seal ühte asja all, mitte kunagi. Seal võib olla, no ütleme, keskmine on ikkagi 4-6 teemat seal all. Ma just ei mõtlema, et mis asi on 4,6, 4-6. 4-6. Ja sain aru nüüd. Võib ka olla 8, võib ka olla 12. 12 on mul kõige rohkem olnud. Võtame näiteks siis, võtame selle frigiidsuse, mis oli näide. Ma võin klientide näiteid väga palju tuua, niimoodi anonüümselt. Ja. See on väga hea. Ja, et seal oli tohutu enese tegelikult allasurumine. Seal oli enese, ma võiks isegi, ma ei võta praegu, ma mäletan seda päris listi peast, aga enese armastuse puudus, enese hinnang, enese väärtustamine, need on kõik väga erinevad asjad. Armastuse puudumine. Siis saab olla ka seal sellist, et on nagu madalaid, et seal saab olla kas energiaid, ühesõnaga, me oleme energia, kõik on energia. Nõus. Nii on. Kui energiaid ei ole tass täis, tass ei ole täis, siis fakt on see, et seal pole ressurssi taga. Ja see, mis ma teen, on põhimõtteliselt, ma vahendan, ma viin hingetasandil sinna, kus see energia saab siis nii-öelda kas nagu täidetud, kuigi see ei ole väga õige, ma ei saa nii-öelda. Selle energiaga viiakse kokku ja siis inimene saab sellega, ühesõnaga ma katan nagu laua selle energiaga, enese armastusega, enese väärtustamisega, enese hinnanguga, näiteks nendega. Või näiteks seal on võib-olla viha, vihkamist, agressiooni, siis need saavad nagu ära lahustatud ja sealt laua pealt ära võetud. Ja ma katan selle laua, aga see, kuidas sealt laua pealt nende energiatega keegi ennast toitma või jootma hakkab, on selle enda inimese kodune töö. Ehk ma ei tee inimese eest ära, aga ma võimaldan selle, mis paratamatult on selles mõttes tavainimesel, kes ei ole energiatega kontakt, tal ei ole võimalik minna öelda, et ma nüüd võtan selle energia ja täidan selle karika ära. Ma saan aru, jaa. Et kõik on protsess ju, et see ei ole lihtsalt niisama. Ehk ma katan selle laua nende energiatega ja siis saab inimene balanssi saada. Ütleme, kui enese väärtustamist ei ole, inimene võib endale manifesteerida ja öelda iga hommik, et ta on ilus ja kena, aga kui energeetiliselt see tass ei ole täidetud, siis seal ei ole ressurssi ja siis nii-öelda nõutakse seda väljaspoolt, partnerilt, sõbralt, sõbrannalt, aga väljaspoolt nõudes on alati anumal auk sees. Alati. See on ka hästi öeldud. Seda ei saa täita väljaspoolt ja teine inimene väsib, miks suhetes tihti tekivad see üks kogu aeg nagu nõuab valideerimist, aga teine enam ei jõua. Et kui inimene, ma ütlen selle välja, et naised tihti ütlevad, et mees peab mind õnnelikuks tegema. Ei käi see asi nii. Vahet ei ole, et see mees või naine, sinu enda asi on täita oma karikas ära. Ja kui su karikas on täis, siis me ei nõua seda teiselt, vaid me nagu vibreerime seda välja, seda olekut. Ja kui me vibreerime, siis teine vibreerib vastu ja sealt tuleb magic.
et täpselt nii on. siis saab sealt see tulla. nii et ütleme, see põhiasi, mida ma teen, ongi tegelikult, ma nimetan neid nüüd häälestusteks, vanasti oli need energiatervendus, aga minu kasvades need protsessid on muutunud ja see, millises dimensiooni vahemikust ma neid teen. Dimensioonid ehk 3D, 4D, 5D, need. ja ma teen lisaks ka selliseid, kuna nüüd mu enda see sageduse tase on nii palju tõusnud, ma teen ka valgustumise sellist häälestust, aga need on ikkagi väga juba nendele, kes on endaga töötanud. Ta peab olema kuhugi jõudnud, et ta saaks seda valgustumise sagedust välja endasse võtta. Et põhimõtteliselt see on see, et ma inimese hingetasandil aitan tal viia sinna, kus ta kohtub oma algkoodeksitega, oma algolemusega. Sa pekkis, kui huvitav. Ja sealt ta saab hakata mäletama, sest mis on meie põhipoint, ütleme inimeste, kes maale tulevad, planeet Maale, et hakata mäletama oma algolemust. Ja mida rohkem me mäletame, seda rohkem me oleme tervikud ja sünkroonis, seda rohkem meil saab tulla nii-öelda neid andeid välja, sest tegelikult meil kõigil on, aga millises kehastuses, kui palju neid saab tulla, see on igal erinev lihtsalt. Ja võt seda valgustumise, seda nagu positsioneerimist, ütleme valgushäälestus ja selle koodeksile ligipääs, seda ma nüüd ka võimaldan, siis teen seda. Ja selline võib-olla kolmas suurem on teadvuse tasandite avardumine ja see on siis see on ka muutunud, ta oli mul 3-5D, siis ta oli mul 3-9D, veel kodukal on praegu 3-12D, aga ma muudan selle ära, nüüd on 3+, kuna jaanuarist alates planeet Maa energiat täiesti muutusid. 3D, ma ütleks, et 3/4 planeedist 15% jäi sinna 3D tasemele inimkonnast. 45% on siis 3+D, ütleme kuni 12D ja nad on erinevates vahemikes seal. Et nüüd ma enam seda 3D ei võta, kes on ikka 3+D. Et need, kes on seal all, vabandust, mitte all, aga ütleme selles madalamas sageduses, nemad jäävad sinna, surevad ära ja see 15% saab maast puhastuma hakata. Sest praegu oli see küsimus, kas planeet Maa jääb, kas ta peab uuesti kokku crashima, nagu on teised planeedid inimestega varasemalt olnud, või ta jääb elama. Ja ülejäänud 3% inimesed, seal siis on erinevates sagedustes. Kes on 3D või vabandust, 3+D, kes on 4, 4,5, 5, kes on 8, seal saab juba erinevates sagedus olla. Ja vastavalt oma sagedustele me ka siis suhestume nende inimestega. Ja see on selline võib-olla 1-2-kordne teenus, mida ma pakun inimesele selle kehastuse vältel. Seda ma ei tee tihti, et tule ja sa saad kogu aeg uut, ei. See on selline, et see on pigem see, et ma annan võimaluse inimesel hakata ise nägema, tajuma, tundma, et sealt saavad need anded hakata avalduma ja see inimene nii-öelda tõstetakse või ta saab minna sellele tasemele, kus ta on selle hetkel just valmis. Näiteks ta on, ütleme praegu 4,25 dimensioonis ja siis tema võib-olla tõstetakse 5. dimensiooni. Aga ta võib ka olla 5,5, et see ei ole et ainult täisnumbritega, see on see, kuhu ta sobitub. Aga see võimaldab seda, et ta näeb läbi uue sageduse prisma. Ta näeb neid, sest vana maailm ta on nii paks, seal on hästi palju raskust, ei ole näha väljapääsu, ta on nii koormav. Aga selles uues, kui nüüd ma teen selle teadvuse tasandite avardumise võimaluse ära, et viin inimese hingetasandit sinna, kuhu ta on valmis tegelikult liikuma, siis ma annan selle võimaluse, et issand, siin paistab päike, siin on roheline, roosa, kollane värv, let's go, võtame neid värve hoopis, et ta saab ise hakata. Ja seal on niimoodi, et 4., 8. ja 12. kuul saavad see piik, see nagu tõus tulla suuremalt nendel siis, sest see on aastane protsess. Ja selline häälestus see kestab 4-8 päeva. Need ei ole mingid tunnised asjad, need on nädalaid võib-olla, kas nädal või see on niisugune kestev asi.
ja kui see protsess on siis nii-öelda lõppenud, siis ma alati kliendiga võtan uuesti ühendust ja annan kogu sellise nagu kanaldatud infot, mis sai muudetud, mida märgata, mida teha ja selline nädal-kaks olen veel support'ina alati toeks, kui inimene nagu vajab abi veel selgitada, et mis nüüd, mis see toimus, mis see oli. issand, kui huvitav, kuule, nüüd ma küll küsin, sellepärast et ma olen täiesti tuimaks nagu löödud selles mõttes, et see on nii huvitav. Minu jaoks üldse nagu, sa saad juua vett nii kaua, Mm -hmm. ma täidan eetri ära 5 minutit et esiteks, see oli minu jaoks huvitav uus uudis või selline teadmine, et ma teadsin, et on olemas neid D-versioone väga palju, on ju, et inimesed on erinevad ja ma ise tajun ka, kus olen mina olnud näiteks energeetiliselt ja noh, me kõik siin ju tajume, võite ka kommenteerida, et piisab ju sellest, et kui sa mingite inimestega lihtsalt kõrvuti oled, on ju, sa saad juba mingitest asjadest, isegi kui sa ei ole mingi tundja, aga kas, ma ei tea, lõhnast olemisest, sa saad aru, et see inimene on väga madalas energias. kohe ja ja hakkab kohe valutama mul. no vot, sinul hakkab niimoodi, et minul jah, isegi ütlen siis niimoodi, polegi vaja numbreid näha, aga minul lihtsalt ikkagi me tajume ära, kommenteerime ja, siia. ja, Et see, et on olemas veel kõrgemad, et see oli nagu, see oli hea teada et ei ole ja nagu lage, et saab edasi minna kogu aeg. saab edasi minna. Mu kodulehel on ka kirjas, seal on KKK ehk korduma kippuvad küsimused. Ma olen seal ka 3.–12. dimensioonini lahti seletanud, mis seal on. Wow. Et saab nagu rohkem lugeda. Jah, praegu ma arvan, see on tänane info, praegu ma arvan, et maa peal eksisteerimiseks on 12 dimensioon nagu kõrgeim, et mitte ära lennata, et olla elus, aga see ütleme 10, 11, 12 on igapäevaseks, ma arvan, see on ikkagi juba suhteliselt eralduv koht. Ütleme oma töid, kuigi mul ei ole paremat sõna veel, ütleme oma töid nii-öelda ma teen 12. dimensioonist. See on see, mis pakub klientidele nii võimast ja instantset muutust. Instantset. Et näiteks mul üks klient, tal oli tohutu suur hirm oma lapse pärast, kogu aeg vaatas aknast välja, kuhugi ei lasknud, magab nagu beebi. Tal on instantne muutus oma lapsega ja ta on tegelenud konstellatsioonidega vist mingi äkki kas 7-8 aastat seda üritanud ära klattida või. Et nad on hästi kohesed. Et kui ma alustasin, loomulikult ma olin ka ise madalamasti või väiksemas sageduse vahes. Aga mis nüüd on uus mul põnev kogemus, ma ise ka ju kogen ja kasvan ja tean. Absoluutselt. On see, et see on alles mul väga värske, et annab ka suuremast sagedusest võtta mingi väike komponent ja tuua siia maa peale näiteks 9. dimensiooni või 10. või niimoodi. Et seda ma ennem ei teadnud, see on suhteliselt uus. Nüüd ma tahan küsida küll sellist asja. Väga huvitav, issand jumal, sa ei kujuta ette, mul juba käivad täielikult projektid, mida ma eetriväliselt su käest veel hakkan küsima, nii nagu ma ütlesin, ma olen Essa, kes sinuga kontaktis on. pange järjekorda tüdrukud ja kusjuures, kes on Kätiniga ka juba tööd teinud või on saanud enda elus midagi muuta, et palun ka kommenteerige siia. Et ma arvan, et kindlasti on teatud inimesi, kes sinuga juba on, seepärast et juba. Ja ma ütlen vahele, mul on kodulehel ka kliendi tagasiside leht olemas, seal on äkki 20, 30 tagasisidet ma olen pannud ülesse. Osadel on nimed all, enamustel eesnimi, osadel on anonüümselt, et sealt saab ka kliendi lugusid lugeda. Suurepärane. Ehk siis see, et kui sa oled ju tegelikult 2 lapse ema, on ju? Jah. et no see on see nagu ikka tavaline elu, sa teed ju ka süüa, on ju, ja siis oled nendega toimetad seal, kuidas koolis käivad. Kui vanad nad on? Tütar on 18 ja poeg on 14. No näete, Kätlin on täitsa normaalne tüdruk. Ja selles suhtes, et tavaline naine, et teil või meil, ma ei tea, vaata, nii nagu ma ütlesin, küsimused tulevad nüüd kuskilt, ma ka usaldan seda energiat, et ei mõtleks niimoodi, et no mis sul viga, vaata, et sina aga muudkui lendad seal oma energiates, et aga kuule, mul siin 2 last näiteks, teismeline praegu saab just 18, siis sul on need ka tavalised eluasjad ikkagi nagu toimivad ja näiteks kuidas sa oma lastega, ma nüüd korraks täiesti nagu lähen teemast välja, aga ma tulen kohe sinna tagasi, et kas sa seal oled ka tajunud, millisel sagedusel sa seal lastega oled?
või kas üldse on vaja seda teada, oled sa lihtsalt tavaline ema, kellel on 2 last ja vaatad, et tavaliselt noh, no ütleme sellised argipäev nagu kulgeks hästi mm. -hmm. Kindlasti mu suhtlus lastega on ikka teistsugune. Tähendab selles mõttes, et teistsugune, et see ei ole, see on ikkagi läbi enesearengu. mm. Ta -hmm. ei ole see tavapärane. Meie suhtluskeel on ikkagi teatava sellise enesearengu võtmisest, see on minu olek. Mm -hmm. Aga ma ei lähe selliseks, et me nüüd lendleme, me teeme seda. Never ever. Ma olen nii-öelda kõige maisem inimene ever olnud. Mulle meeldib fashion, mulle meeldivad käekotid, mulle meeldib sättida ja minu arvates vaimsus ja selline väljapaistvus käivad täiega käsikäes, täiega. Ja seda on öeldud, et ei käi käsikäes rikkus ja vaimsus sellepärast, et see on üks programm, et inimesed ei läheks enesearenguga tegelema tegelikult. Just. Aga tulles tagasi laste juurde. Kui sa praegu küsid, et kus dimensioonis, ma ei olnud seda vaadanud, aga praegu ütlen, ma arvan, et 5. et ma ise nüüd, kui see jaanuariga see maailma muutus ära tuli, algas novembriga, et ma ise pigem olen 5-8 dimensioon. Ma neid näen 5-8, ise olen 9 põhimõtteliselt ankurdun, 10-11 võtan vahepeal ja 12 lähen ainult tööd tegema. Et ma nagu suhtlen sealt 5-8 nende vahel, ka nende inimestega vähemalt praegu, kes on. Ja lastega, lapsed teavad, nad ju näevad, kes ma olen, mis ma teen, et kui ma olen kuskil niimoodi mõttes ära, ahah, järelikult teeb mingit tööasja, et nad kohe tajuvad, näevad selle ära, aga ma olen täiesti selles mõttes tavaline ema, et kõik toimib tavaliselt, aga jah, ma võib-olla ei ole selles mõttes võib-olla tavaline, et ma ütlen, et peab koolis käima 5 saama. Sa pead nägema selline välja. See oleks ju siis minu jaoks. Et siis oleks ju mul mingi trauma all. Kui sina ütled, et sa oled tubli, sinu vastutus on kool, sinu töö on kool ja sa ütled, sa tahad ise vastutada, peaasi tee läbi, olgu 3, 4, 5, peaasi, et sa teed läbi. Kui sa tahad abi, ma olen alati olemas. Aga ma annan neile selle vastutuse, sest nad on ise seda küsinud. Ja mul ei ole vaja, et nad minu pärast viielised, et ma saaks öelda, et oi, et mu laps on nii tubli viieline, et ma saaks kiita, siis on järelikult ju mul trauma all. Ehk et ma arvan, see kasvatusmeetod on vähe teistsugune, aga ma olen täiesti normaalselt toimiv naine, ema, töökaaslane. Jah, ma pidin õppima, ma päris ausalt, ma pidin õppima, kuidas tulla toime naisena, emana, töökaaslana, sõbrana pärast seda, kui mul need kõik avaldusid, sest ma pidin leidma selle rolli, kuidas ise mitte ennast painutada väiksemaks ja tunduda teistele normaalne justkui. Ja kuidas, mida mehega rääkida, et kas see, et ma öösel trippan kuskil ja maavälistega suhtlen või seda ma talle ei ütle, et ta teaks, et ta saaks öösel rahulikult magada, eks ju, et need on need, ma olen pidanud õppima lihtsalt. Aga jaa, toimin, lähen välja, kõik vaatad täitsa tavaline tüdruk jalutab või naisterahvas, nii et see oli huvitav selles suhtes, et jah, see küsimus tuli nüüd, ei tulnud ei minu sees, see küsimus tuli nüüd arvatavasti kellegi selle vaataja kaudu, kes praegu vaatas. Ja, sest see suhestumine on vajalik. Ja, samas ongi see ikkagi minu meelest väga tore kõik see asi, kuidas sa ütlesid ka, et sul on sellised nagu nädalased, mingisugused, kas programm või kuidas sa teed nüüd, mina ei oska ilusti nüüd neid sõnu sättida, nagu sa ütlesid, nende sinu programmide suhtes, mingi asi toimub nagu ütleme aasta. Ja see, mis mulle väga meeldis, oli see, et kui sa ütlesid, et kõigepealt tunnetad energiaid, inimese energiat, see on umbes niimoodi, et ma tean, teatud erakoolides võetakse ju lapsi vastu, et sa pead tegema sisseastumise mingi testi, vaata, kas üldse sobid siia kooli või mitte. Ma ei tea, kas lasteaedadesse ka, aga see kõlas nagu ütleme samas nagu kihvtilt, et mis mulle ka väga meeldib, et näiteks mul ka klientide suhtes või mõni vanaaegne, mingi endine sõbranna nagu vanaaegne või tuttav on ju, võtab, et kuule, tšau Merike, et sa teed nii vinget asja, et äkki paned mul siin mingid paar värki nagu, et äkki hästi kähku nagu niimoodi puusa pealt nagu sa ikka teed. Siis ma vaatan, oh.
aga ma ju tean, et mina tean, ma ei ütle talle, nii et kes te nüüd ennast ära tundsite, et te teist just räägingi. et ma ju tean, et ta ei ole sagedusel seal, et kui ma nüüd midagi ütlen, ta ei saa sellest aru, sest mina ei tea, vot ma ei tunneta, mis sagedus see on, aga ma saan aru, et nii nagu mina mõtlen, tema nii ei mõtle. Ja, et siis mõned ütlevad ka, et kuna mul siin 3 küsimust, äkki vastad kähku ära. ma mõtlen, aga miks ma pean sulle kala andma, et mina olen ju need asjad kõik ära teinud, et äkki ma annaks ka sulle õnge, et mine ja. natukene õngitse, et vaata, Mhm. kuidas selle ussi sinna konksu külge panek on, et kas läheb see sõrm sul konksust läbi või mitte, et minul on küll läinud mitu korda. ja siis öeldakse, et mis sul viga on. no ei, mul ei olegi midagi, mul on kõik väga hästi. et mulle see meeldis, see sinu lähenemine, et sa tunnetad, et kui nüüd meie, nii nagu mina siin hõiskasin, et ma tahaksin sinuga ühenduses olla ja kindlasti teis ka tuli praegu hästi palju seda tunnet, et oh, Kätlin ongi see inimene, kelle kaudu ma saan nüüd sinna üles, on ju, aga Kätlin ei tee mitte midagi meie eest ju ära. Ei, ma tulen appi või ma aitan oma olekuga, et ma tõstan selle inimese hingetasandilt sinna sagedusse, kus see energiate vahetus või siis valgussageduse vahet, noh, mitte vahetus, aga valgussageduse häälestus ja kus see teaduse tasandite avardumise, ütleme, mäletamine saab toimuda. Ma senikaua hoian seda hinge nagu seal sellel tasandil, kuni see saab tehtud, siis ma lasen lahti, ta saab püsida nüüd omaenda uues sageduses, aga see, mis ta nende sagedustega peale hakkab, kui palju ta märkab, kõige olulisem on tegelikult märgata. Ja ma alati palun klientidel üles kirjutada kõik selle, mis ma pärast ütlen. Et nad teaksid nagu märgata neid asju, neid muutusi ja tähele panna. Ja inimese enda töö on siis, noh, kui ma katan laua, kui sul on kõht tühi, ega mina sul lusikuga putru suhu ei pane. Kui mina tulen niigi vastu ja katan sulle laua, see, kas sa laua pealt võtad seda, tõstad nädala pärast selle toidu endale suhu ja nälgid senikaua ja nutad või sa hakkad kohe tõstma, on sinu enda töö. Et ma võin tuua näite, et mul oli klient, ma tegin talle tol ajal siis neid energeetilisi tervendusi, energiatervendusi. Ja ta kuidagi tuli, et ma ei tea nagu, et ei ole päris see. Ma ütlesin, aga mis sul sai tehtud? Ta ütles, ma ei tea. Sa isegi ei tea, mille ma sulle, sest ma tegin talle mitu tükki. Ma küsisin, et mis sul sai praegu tehtud, et noh, mul ei olnud peas, et ma võin pärast küll vaadata oma märkmikust, on ju. Ta ütleb, ta ei tea, siis ma mõtlen, ma ütlesin, et sa isegi ei tea, mille ma tegin sulle. Kuidas sa saad üldse märgata muutust? Kuidas sa saad üldse panustada sellesse, kui sa isegi ei tea? Sa isegi ei tea, mis toidud sul laua peal on. Sa ei tea, kas sul on seal heeringas või kalamari või on sul mingi soust lihtsalt. Et noh, siis mida sa ootad? Et selles mõttes ma aitangi sellega, millega on väga keeruline võib-olla inimestel veel toime tulla, et ise, nagu sa ütlesid, sa tajud ära energeetiliselt näiteks, kas inimene on suga samal või mitte, see on taju, aga sa ei oska võib-olla teadlikult veel minna sinna ja sellele nime anda. Aga ma teadlikult tõstan sinna sagedusse ära, ma näen, kus ta praegu on. Ma näen iga inimese puhul ära, kus dimensioonis ta on. Ja ma saan ta tõsta sinna ja hoida teda senikaua, näiteks see 4-8 päeva, kuni see sageduste muutus või see mäletamise võimalikkus antakse. Aga pärast on puhtalt sinu enda asi, sinu enda vastutus. Kas siis sellel inimesel on praktiliselt seesama, et ütleme, sa katsid selle laua ära, sa annad ju tegelikult talle, noh, mina nüüd ütlen niimoodi, kuidas mina sinust nüüd aru sain, nagu see umbes sealt sellelt sageduselt, kus sa teda hoiad, sa annad sealt selle informatsiooni, kus ta nüüd saab ennast hakata ise hoidma sellel sagedusel. aga ta peab sealt laua pealt neid asju nüüd hakkama nagu kasutama, noh, niinimetatud. See ei ole informatsioon, mis ta saab, vaid ta saab energeetilise sageduse. All right. Aga selleks, et teda hoida, siis ta peab nüüd patareid laadima sellega, mis seal laua peal nüüd on. Ühesõnaga, sellega muutub tegelikult füüsiliselt ka keha. Uued nagu molekulid saavad kehasse tulla, sest keha füüsiliselt muutub. Ja see, kui palju sa sellele tähelepanu paned, et sul on ka kehas mingid muutused, kas sa tunned ennast näiteks ebamugavalt, et mul on midagi uut ja sa tahad selle näiteks kõrvale lükata või sa mõtled, mul on midagi uut, ma vaatan sinna sisse. Ja sellega sa õpid ära, et tegelikult see ei ole ainult see ei ole info, sest infoga endiselt inimene ei saaks seda ära, vaid ta füüsiliselt, ta energeetiline koodeks saab nagu
muudetud, aga millal ta selle koodeksile start-nuppu vajutab ja kui kiiresti, oleneb temast endast. Koodeksile on antud uus kuju, uus võimalus ja ta tegelikult mäletab rohkem. Aga see, et kui palju ta sinna sisse hakkab vaatama, noh, ma ei tea, lihtne näide, et ma ei tea, inimesel tekib mingi situatsioon, mis teda trigerdab. Võimalus on mõelda, et see keegi oli nõme, triggerdas mind või mida ta minus ära triggerdas. Ma Ja saan siis, aru kui vaatad enda sisse, siis ma sain sellele praegu pihta ja sellega sai energeetiline koodeks nagu ankurdatud ja mul on uus energia paigas. Nii hästi räägid, sa räägid seda nagu ütleme väga asjalikus keeles, mina ei oska nii ilusti sõnu sättida, aga täpselt need paarisuhted, mis meil on, vaata, et miks ma kogu aeg ühest ja samast suhtest nagu hüppan, nii nagu minagi hüppan või ütleme, siis ma ütlen ka, et aga vaata, mida need inimesed peegeldavad, sellepärast et muster ju kordub, aga see sinu sees on nüüd ju midagi, mis sa pead muutma. Või Just. siis sama, võib-olla ma tooks paralleeli, mis mina viimasel ajal, millega ma siin tegelen, et muutsin toitumist, on ju, mul on siin see Sergei käis siin ja nii tore on kõik ja siis mille asjaga mina siis tutvun kogu aeg. Meil kõigil on seesama indikaator, mis ütleb mingi hetk, et kõht on täis, aitäh. aga Ja. ta ütleb nii vaikselt seda, siis mõtled, mis sa ütlesid? nagu, mis sa ütlesid, ütle hästi kõvasti. kõht on täis, aitäh. nagu saad aru, siis mõtled, ei, ma söön selle muna ikka ära nüüd. aga ta ütleb, ei, kuule, mul on juba kõik, finito. ehk siis Ja. ma arvan, et see, mida sina nüüd räägid, on seesama asi, et me hakkaksime tunnetama seda, et tegelikult ju keha ju mäletab, eks ju. sina aitad seda oma meetodiga ja see, et me peame hakkama märkama, sest jah, see on nii huvitav. mis asi juhtub näiteks sellisel protsessil, kui sa ütlesid, et see on aastane umbes? oskad sa seda ka nagu, sa midagi ütlesid, aga äkki sa veel Ja. natukene avad seda? See aastane on nüüd niimoodi, see on see teadvuse tasandite avardumine nende erinevate teede dimensioonide vahel. Minu, ütleme siis töö kestab 12 päeva. Tähendab, see niimoodi, ütleme, kui see sessioon algab, ütleme 8. veebruar, siis 1. veebruariks peab olema registreerimine tehtud 7 päeva ennem, sest siis tegelikult algavad inimesel juba protsessid. Ta võib hakata unenäos midagi nägema, valusad teemad võivad üles tulla, trigerduda, sest energeetiliselt alati 2-3 päeva ka tavahäälestuste puhul klientidel hakkavad protsessid pihta. See on nagu automaatselt. Aga see, mis aasta niimoodi 12 päeva on see minu töö siis, kus klient pannakse sinna siis koodeksite selle juurde, kus ta saab rohkem mäletama, tema sagedus saab tõusta. Ja siis see aastane on see, kus enam minul ei ole otseselt see töö sekkumine talle, vaid on see, kus temal endal hakkab siis tohutu avardumine. Ja see avardumine tähendab seda, et seal ikkagi lõpptulemus on see, et ta hakkab nägema ikkagi, mitte lõpptulemus, aga see on tegelikult kestev protsess. Et ma ütlesin nagu 4., 8. ja 12. kuu on see, kus ta saab mingid piikmomente, mingid kõrghetki, mingid suured muutused. Ühel kliendil näiteks elas oma eksiga koos finantsilistel põhjustel. Ja siis juhtus üks intsident ja nüüd tal oli kogu aeg, et tal ei olnud võimalik ära kolida. Ja siis ta vokaliseeris, et nüüd on kõik ja universum andis talle võimaluse ära kolida. Ja see juhtus täpselt nüüd peale 8. kuud nagu. Et siis saavad mingid suuremad muutused tulla. Aga kõik hea, mis saab tulla, tuleb ju niimoodi, et see, mis on vana sees, peab ära minema. Selleks, et vana saaks ära minna, lihtsalt, et inimene mõistaks seda protsessi, et me ei ela ikkagi siin vikerkaare maailmas ainult. Kõik peab nähtavale tulema. Võtame näite. Veekogu, järv, tiik, meri, midagi. Kui sa seda puhastad, seda põhja, siis läheb sukelduja põhja, võtab selle pudelid ja rämpsu ja võrgud välja ja tõstab paati. Ta tuleb ilmsiks, ta tuleb nähtavale. Sama ka inimesega. Kui on mingid viha või vihkamised või agressioonid või mingid eneseväärtustamised teemad, need teemad tulevad nina peale. Ja siis sa saad aru, see tuli nüüd nähtavale ja siis ta sai ära minna. Ehk et see kasvamine on see,
et mitte oi, nüüd ma olen lilleõie peal mesilane, kes korjab ainult mett, aga sinna õie peale tuleb ka lennata nii-öelda. Ja selleks on see, et see tahes-tahtmata, kui see on kehas energeetiliselt, see peab kuhugi ära minema. Ta tuleb kehast välja, ahah, siin oli agressioon, tšau, paka, aitäh, et olid. Et see on ikkagi see, et inimesed ei saa eeldada, et ilma nägemata seda, mis on sees olnud, et see haihtub lihtsalt õhku. ma saangi aru, siis see on seesama värk, mis on tegelikult kui sa vähegi seda teiselt sageduselt vaatad oma elu, siis meil need protsessid ju kogu aeg käivad praegu ka Ja, kõigil inimestel, aga me ei oska seda nagu, ma ei oska isegi sõnadesse panna, aga ma saan väga hästi aru, mida sa juba räägid. ehk ja, siis see, et mida ütleme, tavainimesed, mida teevad ja ka mina olen nende ridades olnud, ma ei ütle, et ma mingisugune kõrgemal olen, aga siiski ma arvan, mu sagedus on juba kõrgem. Et siis see, et me jääme süüdistusse sinna emad, isad, onud, tädid ja ma ei tea, mida iganes ja veel elukaaslane ja lapsed. aga tegelikult see, et võttagi vastutus täielikult iseenda peale ja hakata iseendaga nagu tegelema, see on see asi, kui sa ütlesidki, et sa teed ühe osa sellest, selle energeetika tööd ja ülejäänud hakkab see, kuidas inimene hakkab protsessima ja ma saan aru, et sina oled talle nagu toeks selles osas, et sinuga saab kontakteeruda, et kuule, ja, vau, minuga Kätlin toimis nüüd niimoodi, onju, aga näed, nüüd ma sain aru, et minus oligi see asi ja sa ütled, et kuule, kõik on siki-priki, lähme edasi, naudi, usalda ja siis jälle, et mitte see, et Kätlin, täitsa lõpp, mul on praegu elu ikka niimoodi, et silmad peast välja, et mis ma nüüd edasi teen, aga lihtsalt see, et sa oled pigem selline väga hea, nüüd varsti veel ja natuke veel. see oleneb täiesti, mõnel inimesel ei tule väga selliseid, et oi, nüüd on niisugune keerulisem, mõnel on niimoodi, et oh my god, elu on täiega lill. See Mm oleneb, kus maal inimene on, mis tal veel seal sees podiseb, eks ole. -hmm. nii et mõni on siis, et issand, Kätlin, ma lendasin täiesti, et mul on uskumatu elu. noh, Wow. et vau, onju. noh, näiteks kellel see frigiidsuse teema oli, et issand, ma ei tunne ennast ära, kehtestas ennast nagu pereliikmetes, et vau, 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 mis toimub nagu. et noh, täiesti, aga võib ka olla seda, et näed, okei, seal oli agressioon, siis tekkis mingi situatsioon, kus kellegiga tekkis agressioonimoment Mm näiteks ja sellega ta saigi vallanduda, ära minna, eks ole. et see on erinev täiesti. midagi tahtsin veel öelda, aga ma ei tea, lendas praegu kuhugi ära. las ta lendab. las ta lendab, jah. et ma saangi aru, et see on individuaalne, et siin ei ole õiget stsenaariumi, et kuidas see läheb, sellepärast et kõik on energia, nii nagu sa ütlesid. et nii, ma tahaks veel kord ühte asja küsida. kas sul läks suu lahti seepärast, et tuli meelde, mis sa öelda tahtsid või? ei, küsi, küsi. ja see on nii huvitav, mul see, kes ütles, noorema poja tüdruk ütles, et ma hingan suu kaudu nagu mu noorem poeg. ja tead nüüd, kui ma nägin, et sul sai suu lahti, täna jalutasin enne metsas, kui hakkasime sinuga vestlema, siis ma tajusin, et mul on suus nii külm ja ma mõtlesin, et issand, ma ju hingan suu kaudu see selleks, väike reklaamipaus. Teie, kes te vahepeal ära kasutasite, käisite, tegite võileivakese kindlasti endale, võtsite midagi jootavat ja nii edasi. see oli nüüd nali. nii, et sinu poole saab pöörduda läbi siis selle kodulehe, nagu ma aru saan, seal on kontaktid olemas, jah, siis võib sulle kirjutada täitsa niimoodi julgelt, et kuule, mul on nüüd selline asi juba pikemat aega või hästi lühikest aega, midagi on nii, või siis ütelda, et tead, Kätlin, ma tunnen, et minus on midagi, aga ma ei saa aru, mis asi see on. et sina tajud selle ära. kas siis toimub mingisugune videokontakt sinuga, et kus sa saad selle sageduse teada, et kas inimene on valmis või mitte? vot mul tuli selline küsimus praegu. või on see, et sa vaatad lihtsalt, kuidas ta kirjutab, kui on trükivigu, siis on game over, vaata, või on niimoodi, et ei pannud jah, koma sinna, kuhu vaja, siis ütled, ei, sellest ei tule asja. ma olen keeleliselt väga täpne küll, kusjuures see oli hea kommentaar. kogemata ütlesin praegu täiega. aga ei mul on ka kodulehel kirjas, et kui ei tea, milles on teema, mida tavaliselt inimesed ei tea ikkagi, sest et meil on keeruline ennast lugeda, teisi on palju lihtsam ära lugeda kui ennast tihtipeale, siis et kirjutada väike email sellega, mis on need sümptomid või mõtted või mis tal on nagu. ja kui inimene võtab minuga ühendust, saab ka Facebookis ja Instagramis on mul, pärast saan anda
lisame siia video Ja, alla just, kommentaar, sinna kirjeldusse. just. Aga tavaliselt on niimoodi, kui inimene kirjutab, ei, ma tegelikult ei tee videokõnesid, ma olen suhteliselt nähtamatu olnud. Okei. Sest kui ta kirjutab, ma ainult küsin, et kas see on tema päris nimi, millega ta kirjutab. Noh, näiteks emaili aadressilt või kirjutab alla, et kui inimesel on ka 2 eesnime, siis on hästi oluline, et seal on täisnimi, mõlemad eesnimed ja perekonnanimi. Mul on vaja täisnime kindlasti. Ja ma pelgalt selle nime pealt ma vaatan ära, mis sagedusest ta on, kas ta on vastuvõtmises, ei ole. Ma vaatan läbi, kas ma saan selle küsimusega teda või selles mõttes vastu üldse võtta. Ja siis ma kirjutan talle tagasi, et ma saan, lepime kuupäevad paika ja mu protsess on selline, et see kuupäev, ütleme, täna on meil 4. veebruar, ütleme, et meil on kokku lepitud, et täna on meil sinuga sessioon. Siis ma annan teada, et ma võtan ainult, ühesõnaga, kui meil on kõik räägitud, ma tean, meil on ennem kanaldus tehtud. Kanaldus on eraldi protsess, eraldi teenus täiesti. Kanaldus on tehtud, meil on teada, kui palju neid häälestuse sessioone sul oleks tarvis. See, kas sa võtad kõik või ei võta, on sinu enda asi. Aga kui sa kõik ei võta, siis see sümptom ei saa lõplikult ära lahustuda. See on nagu fakt, sest et välja tulevad need, mis asjad on. Ja tihtipeale ma lähen üldse sellise küsimusega nii-öelda kanaldused, mis on selle kliendi jaoks tänasel päeval aja hetkel kõige olulisemad häälestused. Kui mul ei ole teada sümptomit või ta ise ei oska ka seda öelda, siis ma lähen selle küsimusega, siis tulevad need, mis on täna kõige olulisemad. Ja ma võtan ühesõnaga tavaliselt on nii, kui ma ütlen, et täna on näiteks sul sessioon, siis see lähebki täna käima. Kui ma ei saa seda nii-öelda käima panna, et sa ei ole mingil põhjusel valmis, siis ma võtan suga täna ühendust. Helistan sulle, näen näiteks, ma ei tea, võtame enesehinnangu. Ütlen, et näed, et täna on enesehinnangu sessioon sulle, Merike, aga ma näen, et siin on mingi emaliini teema üleval ja me vaatame need mustrid koos läbi. Ja ma aitan sul minna sinna, kus sa saad nendega silmitsi seista. Mina sinu eest silmitsi sinna seisma ei saa minna, aga ma aitan sul läbi küsimuste sinna, et sa saaksid selle ära protsessida. Kui on vaja protsessida, ma annan sul tunnikese, 2-3, mida iganes, sa protsessid läbi, ja ütlen kliendile, anna märku, kui sina arvad, et sa oled läbi saanud. Siis ma vaatan, kas on või ei ole. Tavaliselt ei ole kunagi klient tegelikult esimese korraga sealt läbi saanud. Üks klient, kes on juba rohkem võtnud, ta protsessis 3 päeva ennem kui läks töö lahti. Aga tavaliselt on niimoodi, et ikkagi võib-olla läheb 2-3 tunnikest. Ja siis ma ütlen, okei, töö läks käima. Ja kui see on 4-8 päeva, siis ma ütlen, et ma võtan siis alles ühendust, kui on tehtud. Senikaua sina protsessid, sina oled, nüüd tuligi meelde, mis ma tahtsin öelda, et senikaua, kui sina protsessid seal ja sa saad mulle helistada, küsida, et kui on midagi, vaata, millega sa ei tule toime. Sest hästi oluline on see, et ei jääks kinni sinna kuhugi mõtlema, et mis see nüüd on või sul on endal keeruline, muidu kui sa kuskil oled stuck nagu mingi asja vahel, energiate vahel kinni. Ja kui on, ütleme näiteks, ma ei tea, näiteks 6 päeva pärast saab su töö tehtud, siis 6 päeva pärast ma helistan sulle ja annan sulle kogu info, mis tuleb siis nii-öelda nagu kanaldusest, mis sai tehtud, mis saab muutuma, mis situatsioonid saavad sul juhtuma. Näiteks, et emaga mingid suhted muutuvad, kas ema, vastupidi lähevad heaks või tekivad seal see, et ta ei tunne sind enam ära, mida iganes sealt, eks ole. Ja et võib-olla see mõjutab su kuidagi tütard. Ja see on veel niimoodi, et ma ei tee kunagi ainult sinule, vaid see puudutab kogu liini. Sinna paani, mina ütlen, mitukümmend põlve saab tagasi minna, mitte 7 nagu konstellatsioon väidab, aga konstellatsioonis, ma arvan, ei ole võimalik reaalselt füüsiliselt seda välja peale panna rohkem kui 7 ka. Seda saab mitukümmend põlve. Ja kui, ütleme, sul on alaealised lapsed ja nendel on täpselt sama teema, täpselt samast liinist, siis selle liini seljakott saab ka lapsel muudetud. See läheb automaatselt nagu, jah? Kind of, ja. Kui see on laps mehele või niimoodi, nendele ta ei lähe.
kui sul on Kes? alajaline. Väga hea, las ise pusserdab oma asjadega. Ja, et ma ütlen, et igal on nagu olnud pigem niisugust 2 seljakotti, üks on enda isiklik, teine liini oma. Et siis liini oma saab ka ja on väga palju näiteid, kus ongi siis emadel ka hakanud isegi, kuigi ema pole olnud klient, aga ta on saanud mingi mõjutusega. Lastel kindlasti saab seda seljakotti vähendatud selle konkreetse teemaga, kui tal on nii-öelda. Ja kui see häälestus on lõppenud ja ma olen sulle kogu info ära andnud, siis 2 nädalat on see aeg, kus ma olen nii-öelda selle sama summa eest sinu jaoks olemas. Ja siis ma alati ütlen, pigem helista rohkem kui vähem. Et kui seal jääb keegi kinni, mõtleb, et oi, ma ei taha segada, aga siis sa oled ise ju kinni. Et parem helista, ütle, kus sa seisad omadega. Ma ütlen, räägime lahti ja sa jälle lendad edasi. Siis on see nagu märkamiste ja kasvuprotsess sul endal kergem ja lihtsam ja kiirem. Hullult huvitav. Üks selline sõna, mis ma nüüd kuulasin mitu korda, oli protsessid, nii kaua kui sina seal protsessid. Mis tähendab protsessimine, et ma nüüd lihtsalt ei too mingit näidet, mis tähendab protsessimine. Sa annad ühe teemavaate ja siis sa ütled, et inimesel umbes, et võib minna kas 2-3 päeva protsessimisele. No sa tõid minu puhul näite nagu ema teema. Mida see tähendab, kas sa saaksid mingit näidet tuua, mida see tähendab, et kas sa annad 15 küsimust, inimene vastab nendele, siis saadab sulle nagu kontrolltöö vastused sinna või no seda nalja tegin praegu, aga ma saan aru umbes, aga äkki sa teed lahti selle veel? No näiteks ma mõtlen kohe päris konkreetset näidet kliendi pealt. Kas mul on meeles? Ma võtan selle viimase kliendi. Okei, tal oli võib-olla natukene juba kõrgem sagedus ja tal oli seotud annetega. Aga see võib ka olla vabalt maisem, et ongi emaliini teemad või mida iganes, aga tal oli seotud annetega, et kas ta on nõus oma annete laegast nii-öelda avama ja sinna otsa vaatama. No, see on suur asi, kui inimene ütleb, et ta on oma andeid valmis vaatama, sest see on väga suur muutus identiteediliselt, täpselt emana, naisena, kõik asjad. Et ütles et ta on valmis. Ma ütlesin, ei, sa ei ole valmis. Ja kui ma ütlen, sa ei ole valmis, siis ma ei saa minna tegema, sest sa ei ole valmis. Ja siis ma nagu näen selle koha ära, kus ta ei ole valmis. Näiteks, et kui sa nüüd võtad ennast vastu, siis sa näed, et sa oled nii üksik. Sul ei ole enam kedagi, siis ma ütlen, mine sellesse üksindusse, vaata sellele otsa, ole sellega, mis siis juhtub, kui sa päriselt jääksid üksi. Mina ei saa sulle garanteerida, kas sa jääd üksi või jää, sest muidu ma ütlen vastuse ette ja ma muidu pehmendan justkui seda kohta, et tule, lähme siit läbi. Ei, see on kliendi enda vastutus. Mine sellesse üksindusse, nuta, ole sellega, tee sellega, kuni sa ütled mulle, et sina arvad, et sa oled selle üksindusega valmis. Siis ta tuleb, ütleb, ma olen selleks üksinduseks valmis. Ma ütlen, okei, suures plaanis oled, aga nüüd on sul tunne, et sa kaotad ka oma poja. Et nüüd sul ei ole ka teda enam kõrval. Et nagu ennem oli nagu poeg justkui, sa olid nõus nagu mehest ja emast lahti laskma, aga nüüd sul on see, mis nüüd saab, kui sul poega ka ei ole. Ma ütlesin, nüüd mine sinna, et ma annan nagu selle järgmise ülesande, millel ta peab otsa vaatama. Väga huvitav, nüüd ma sain väga hästi aru, ma loodan, et teie ka kuulajad, kes te nüüd kuulasite, et saite ka selle etapi aru. Sest nüüd on vist üks hästi huvitav lugu, see on nii nagu emad ütlevad lastele, et ma tajun ära, kui sa valetad. Et sinu puhul on nüüd seesama asi, et sina ju oled ju tegelikult energiates ja sagedustes ju liigud, on ju, kui klient ütleb, et ja ma protsessisin ära, on ju, ja siis nagu sa mitte arvatavasti, mina nüüd arvan või saan aru seda niimoodi, et sa lähed sinna kuhugi energiasse, sa näed seda, et kas ta nüüd on valmis või mitte, eks ju. See ei ole lihtsalt niimoodi, et sa koorid samal ajal kartulit ja ütled, kuule, sa ei ole valmis veel. On küll nii. On nii või? Aga sa ikkagi energeetiliselt ju näed seda, et sa... Aga see on see olek. Ma ei pea kuhugi minema, et alguses, kui ma alustasin ja ma olin nagu kanal, ma pidin kanalisse minema, aga ma ei ole enam kanal. Nüüd sa oledki valmis. Olek. See on see on. Maailm on, kõik see algused on. Inglise keeles on that is. See on see miski, see on. Ja minu enda tahtsin öelda selle elu, aga ütleme okei, selle kehastuse, elusid on palju ju paralleelselt. Selle kehastuse eesmärk minul isiklikult ongi see, et see on
tuua maa peale ja mis kõige olulisem, ankurduda, ära ankurduda, sest et väga lihtne on ära lennata. Ja kui sul on see lihtsalt on, noh. ma saan nüüd juba veel paremini aru. Väga hea. ja siis saad aru, tead, kui naljakas, nüüd ma räägin sulle midagi muud, nüüd tahad rääkida, jätka, Ma jätka, ütlen ära, jätka. et kui see on, noh, sa ei saa minna, see on olek, see on. Ja kui ma koorin kartuleid ja saadad mulle voice'i näiteks, et mul on tehtud, ma ütlen kohe, et ei ole, ma saadan voice'i vastu, ei ole, mine edasi. Noh, et sa ei lähe kuhugi, sa lihtsalt oled selles kogu aeg juba olemas, sest see on. sa Jah, tajud nii hästi lihtsalt ära, et sul polegi, me oleme jah, kõik üks, nagu ma saan aru, just, energeetiliselt ja. just. õige Jah, vastus, Merike, 5 istu, sa saad juba 5 ära. pluss. jah, et viimane tund on vaba sul, sa saad koju minna. Vabaks ei anna, et ikkagi õppida veel, aga 5 pluss on kirjas. Yes. tead, see on nii huvitav, eile käis mul külaline üks Urmas, et kes ka, ma pinnisin tema seda asja, mida ta siis teeb, lõppkokkuvõttes saad aru, meil katkes temaga see kõne siin, kellega veel mul pole enne kunagi katkenud ära, aga tema kadus kogu aeg ära ja ta ütles, et tal on energiad lihtsalt nii kõrged ja tõesti vist lugesin kokku 7 korda. ja ta ütles ka, et see on see, et ma lihtsalt olen ja sina nüüd räägid, sa oled teine inimene, nüüd ma ei tea, mis siin kanalis kõik toimuma hakkab, aga ma olen hästi uudishimulik, sest need on ka märgid, et nüüd tulevad sellised, issand, mul liukarvad tulid ülesse kõik, et, Just. et siin on midagi nüüd, et miks need asjad lähevad nüüd step by step nagu sinna suunda ja sa oled teine inimene, kes räägib ka seda selles keeles, et see kõik lihtsalt ongi, Jah, no et maailm ei saa enam muud moodi, vanamoodi pole olemas, seda ei ole ja mida pole olemas, seda ei ole. ma ärkasin natukene praegu, lihtsalt saad sa aru? lihtsalt sa praegu äratasid ja see on nii huvitav, ma lihtsalt, vot see on see, mida ma räägin tavaliselt oma väga lähedaste inimestega nendel teemadel ja näiteks ka, kui ma räägin inimestega niimoodi, et lihtsalt keegi midagi ütleb või kuskil, siis ma tajun ära, et sa kulutad praegu aega, et sul ei ole vaja üldse neid asju teha praegu, mida sa teed. ja siis, aga ikkagi, kuidas sa siis aru ei saa, ma ütlen, ei, unusta kõik see asi ära praegu. täiesti nagu see on nii mõttetu ja aga see, ma arvan, et ma praegu ärkasin veel ühe nagu nõksu üles, aga okei, eetriväliselt räägime, mul praegu täiega nagu mingisugune eufooria tuli sisse, saad sa aru? aitäh sulle selles suhtes, kõik see, mida Ja sa räägid, aitäh. et mul on jälle tore jagada lõpuks seda, mis on, mis ma on. See keeleliselt ei kõla õigesti, korrektselt, aga ma ei saa muud moodi seda öelda. Ma ei saa öelda seda, mis ei ole õige. Ja ma olen lõpuks vaata ise ka elevil, et ma tahtsin öelda otsustasin, ma olin valmis välja tulema ja seda on nagu tegelikult tore jagada, sest mõtle, kui meid on järjest rohkem, kes me oleme kõrgemal sagedusel, me mõistame, milline elevus, vot mul endal praegu, et see on nii äge vaata, et me saame jagada, me saame tunnetada. Me ei vaja sõnu kogu aeg, me oleme samal lainel, et see on miski, mida ma olen nagu igatsenud, et oleks selliseid rohkem ja see on nii põnev, kui järjest rohkem inimesi, ma olen see, et võtke kasvõi tead see teaduse tasandit avardumine, et te saaksite avarduma hakata ja te ei vaja seda kepituge nii-öelda enam selliselt, eks ole, et see oleks nii äge lihtsalt. ma saan täiesti mõistan sind, vaata, see on selline asi, mida ei saa konkreetselt mõõta. kui inimesed on harjunud sellega, on näiteks füüsikud, keemikud ja teadlased on ju, nad mõõdavad, vaatavad igasuguseid asju, siis kui 2 mingit teadlast või füüsikut saavad kokku või 2 ajaloolast, siis nad on nii eufoorias, sest nad teavad täpselt seda, mäletad seal kunagi 3000 aastat tagasi, siis vot nemad võitsid selle sõja, mul ajalugu oli 2 – täiega, mul täiesti 0, aga vot need energeetilised inimesed või selles kõrgemal sagedusel või samal sagedusel või üks on ikkagi nõks üleval, teine natuke siin, aga ikkagi nagu üleval on ja ei ole keel on sama, ja, sarnane. ja siis ma tajun seda, kui mul siin on näiteks külalised ka käinud ja siis ühega hakkad juba sapsutama, tead, eetriväliselt juba siin nagu, mis meilgi käis praegu ka ju vaata, enne kui ma panin salvestama, siis me möllasime sinuga siin, ma ei tea, mida iganes, siis mul olid külmavärinad peal, sul olid värinad peal või õigemini sul käisid need energia tajumised ära. ja siis mõlemad itsitasime, et mis asi see on nagu, et ei saa praegu üldse aru. Ja vot see ongi see, et me ei pea olema kõik samal sagedusel, aga kui meil on keel, et me mõistame teineteise keelt, nagu see on see,
mida mina tohutult fännan. Ja ma lähen ise elevile, et kui ma saan oma keeles rääkida ja ma ei pea, no näiteks kui sa küsisid laste või abikaasaga, ma olen muutnud keelelist sõna, verbaalset keelekasutust. Aga kui sa räägid nagu selle energeetilise inimesega, siis sa ei pea valima sõnu, sa lihtsalt lendled, on ju. Ja rääkides näiteks need ajaloolised asjad või et paljudel on see, et energiat inimesed ei näe. Siis ma toon hästi maise näite, et aga sa Wi-Fit näed. Kõik kasutavad Wi-Fit, aga öelda, et Wi-Fit pole olemas, ei saa. Ja mis on veel põnevam, on elektrienergia. On isegi firma elektrienergia, kõik on energia. Me kasutame elektrit, lamp põleb, aga ei näe. Kas inimene saab öelda, et sellepärast pole elektrit olemas? Ei. Seega, kui inimesed veel ei näe energiaid, see ei tähenda, et seda pole olemas. Okei, minu asi pole enam seda nagu kuidagi püüda selgeks teha, aga see on lihtne inimestel võib-olla, kes tahavad mõista, et see, kui kohe ei näe, ei tähenda, et sa mõne aja pärast ei pruugi näha. Nii arvas ja kusjuures sina oled ju selleks tõeline tõestus, vaata, kui sa ütlesidki, millal see faas oli seal 35 midagi, et sa olid kardinaalselt teine inimene ja sul oligi vaja üles ärgata läbi mingisuguste nende seikluste, ütleme siis niimoodi. Seiklused võivad ka head ja mitte nii head olla, aga meil kõigil on omad seiklused. Ja ma tean, et 22 päeval sündinud inimesi on suht palju ja kes just on sellises faasis, minu paar klienti ka. Et ma loodan, et te kuulate praegu kõrv kikkis Kätlini lugu. Jah, et tead mis, ega mul jutt ka hüppab praegu nagu konn, sellepärast et mu sagedus on praegu täiesti otsib praegu, see on nagu pulssi otsitakse või mis see on seal haiglas, vaata, et kas on või ei ole, oodake kõik eest ära. Korraga siis jälle energia on laes. Vot niimoodi. Ma võin vabandust, ma segasin nüüd vahele. Ei seganud. Et issand, läks endal ka. Ma tahtsin öelda, et su klientide jaoks anda mingit võib-olla sellist head näpunäidet, kuidas endal nagu saba otsast kinni saada ja ennast võib-olla aidata. Kaks asja, üks läks küll praegu meelest ära, aga üks asi on see, et mis mind tohutult aitas ühel etapil oli see, et absoluutselt kõik juhtumid elus, kus tekkis kas mingi trigger, mingi vaidlus, olgu see mehega, olgu see lapsega, olgu see sõbrannaga. Ma iga asja peale küsisin, miks ma selle enda ellu valisin. Sest tegelikult on see, et me ise oleme oma selle filmi, selle elufilmi stsenarist, näitleja, produtsent, kõik asjad. Ja kui me hakkame küsima ja mõni võib öelda, et ma ei saa vastust, tegelikult vastuseid tuleb nii palju, tuleb unenägudest, tuleb juhuslikult justkui. Meil on nii palju tegelikult ka kaitseingleid. Inimene mõtleb, ma lähen täna teist rada pidi, et ta mõtles, et ta tegi täna teise valiku, aga seal kohtus kellegi, kes ütles talle mingi ühe sõna, mis pani teda mõistma mingis asjas. See on tegelikult see juhendamine, see on see vastuste saamine. Ja kui me alustame küsimist, meil on nii palju toetajaid, kes ootavad, küsi palun, aga nad ei saa meid aidata ennem, kui me küsima hakkame. Ehk kes on valmis, hakake küsima ja teil tulevad mis iganes kujul vastud. Ja see ei ole homme ja kirja teel kohe, et nii, tee nüüd nii, aga me hakkame aru saama ja kui me küsime, miks ma selle endale lõin? Kui see tuleb ilmsiks ja see tundub nüüd ebaloogiline, siis see muster saab ära lahustuda. Ennast saab niimoodi väga palju järjest nagu aitama hakata. See on üks asi, teine enam ei tulnud meelde. See on nii hea, mida sa ütled sünnikaardist näiteks ka, ma ütlen seal näiteks number 7, kui on palju või 10, siis see näitab seda, et universum ja inglite toetus on olemas. Tegelikult ma ütleksin, et kõigil on tegelikult see vaatamata ka sellele 7 või 10 olemas olla. Seal on palju numbreid. Kaitseingel on kõigile määratud. Ja just, et kas sul on neid 2 või sul on 16 neid, et see on erinev. No näed, me jaatame 2 eri energia inimestega ja vot näete numeroloogiliselt ja siis Kätlini sageduse kaudu ka. Ainuke asi, et inglid, sa ütlesid väga kihvtilt, et inglid ei hakka enne sinuga suhtlema, kui sa ei küsi nende käest, sest nad on kogu aeg valmis, nad ootavad niimoodi. Mitte isegi ainult inglid, meil on ka teejuhid ja mentorid ja tegelikult meil on nagu, saab see meeskond täitsa olla kõrval. Muidugi on oluline, maailm küll on muutunud,
ma mõtlen, kuidas seda öelda, ühesõnaga oluline vaata ka see, et kellelt sa küsid abi, mitte niimoodi, et mina ei soovita isiklikult niimoodi, et noh, et universum, et anna vastus, see on väga lai mõiste universum. selles mõttes, et on olemas madalama sagedusega olendeid, on kõrgema sagedusega ja me tahame ikkagi saada juhatust omaenda tiimilt. Et küsida siis kasvõi nii, et minu enda heaoluks või kes nagu mind juhatab või et nendelt, et see on sama näiteks, et kui mõni pakub teenust ja pakutakse madalamast sagedusest, siis saab väga palju, siis lihtsalt on võimalik kliendile väga palju kahju teha. et see oleneb, millise energiaga minnakse ja see on ka oluline, kellelt või kus sa küsid seda abi, et lihtsalt soovitus, et küsida teadlikult enda heaoluks, parimaks heaoluks või oma tiimilt, et siis on kindel, et sa saad sealt abi, kus sind elevusega oodatakse, et aidata. väga hea tähelepanek selles suhtes, et me isegi, et võiksime selle väga olulise kahe lausega lõpetada ja otsigi kokku võtta. sest see oli, mina kogu aeg räägin endast kui universumi tädi. noh, jutumärkides, sellepärast et ikkagi kõik me oleme omavahel seotud siin, tahame seda või ei taha. Wifi näide oli suurepärane, elektri näide suurepärane. kõik me oleme siin Wi-Fi's kinni, muidu me ka praegu sinuga ei suhtleks, onju. ei tunneks siin neid tundeid, mida me siin tunneme ja sinuga saab ühendust võtta siis selle energiatervendus.ee ja ja, nii nagu sa ütlesid ka, sul on tagasisideleht väga pikk, seal inimesed on andnud ja siis ka korduma kippuvad küsimused, et see oli ka, mis sa mainisid. ja mul on seal emaili aadress olemas, kus saab ühendust võtta. Telefoninumbrit mul ei ole avalikult kuhugi pandud ja see on teadlikult praegu niimoodi pandud. et aga saab Messengeri kirjutada, saab Instagrami ja saab emaili peale kirjutada ja lehed on tehtud, ma olen üritanud suhteliselt detailselt seletada ära teenuseid, kuna nad ei ole tavateraapia. ma teen küll teraapiat 1 tunnist ka, aga see on kombineeritud annetega, et kui keegi tahab päris teraapiat, see võimalus on ka olemas, aga ma teen ikkagi seda, siis ma teen veebi kaudu. aga et seal on teenused ära kirjeldatud ja ongi siis need küsimused ja tagasisidet, et oleks võimalik inimestel saada kompaktsemat vaadet sealt kodukalt. väga kihvt. mina igastahes tänan sind südamest, et mega võimas oli ja jah, 3 punkti, mul ei ole lihtsalt, saad aru, sõnu, seepärast et lihtsalt me oleme. jah, ja siis teie, kallikesed, kõik, kes te siin praegu kuulasite, kes tundis äratundmistunnet, rõõmu, kes ka juba on vahetanud sagedusi ja võib-olla ka neid kogemusi, kuidas need sageduste vahetamise momendid on olnud, kui soovite, võite jagada midagi. kui väga meeldis ja on midagi väga isiklikku ja ei taha siin jagada, siis pane kasvõi süda siia, see on märk sellest, et sa tead, mida me tunneme, sa tead, et see on teekond, see on protsess, nagu Kätlin ütles, et kui sa oled ära protsessinud, siis helista mulle ja siis ta koorib kartuleid ja ütleb, et sa ei ole veel valmis. see oli nali muidugi, see on minu enda väljamõeldis, aga jah, aitäh, Kätlin. see oli võimas, see oli väga aitäh võimas. sulle ka kutsumast ja et sain jagada ja oma mõtteid siin sinu kanalil ja su vaatajatega ja sinu endaga. ja kellel nüüd tekkis küsimusi selle kontakti suhtes, kus kontakti saada, me rääkisime ära, et sina, kallis naine, kes sa paned ajavööndeid, siis märgi ka see ära siin praegu kommentaarides, aga ka video lõpus siis kirjelduses, videokirjelduses on siis see ka olemas, nii et tšau, pakaa ja kohtume siis teistel sagedustel. tšau. tšau.